Algebraliste murdude taandamine. Vaatame ülesannet. Murruks on 4m miinus 1, 1 miinus 16m ruudus. Eesmärk on selle murru taandamine. Loomulikult kehtib sama põhimõte, mis on eespool öeldud, et meie peame tegurdama nii lugejad kui ka nimetajad ja alles siis võib otsustada, kas murd on taandatav. Alustame siis lugejast ja paneme tähele, et lugejas sulgude ette ei ole võimalik tuua ühistegurit. Valemit ei ole võimalik samuti kasutada. Rühmitamisest ei saagi olla ka juttu ning ka ruutvõrrandi abil ei ole võimalik lahendada, no isegi ruut ka puudu. Nii et meie lugeja jääb endiseks 4m miinus 1. Vaatame nimetajad. Ikkagi mõte on endine, et algul peaks kaaluma, kas sulgude ette saab tuua ühise teguri. Ja hetkel ei saa, sest 1 ja 16 nemad ei oma ühiseid tegureid ja m-täht on ainult teise liikme oma. Vaatame järgmist siis meetodit, kas korrutamisabi valemid. Võib-olla üks nendest aitaks tegurdamiseks. Ja tõesti, me võime tähele panna, et tegemist on praegu ruutude vahega, sest 1 on 1 ruudus, miinus ja teine liige on 4m ruudus. Tegemist on ruutude vahega, nii et meie saame nüüd nimetaja esitada korrutisena 1 miinus 4m korda 1 pluss 4m. Nüüd vaatame, kas lugeja ja nimetaja sisaldavad võrdseid tegureid. Ja esmapilgul tundub, et ei ole. Aga tegelikult 4m miinus 1 ja 1 miinus 4m on vastandarvud. Ja nende taandamiseks kasutame seost, et b miinus a võrdub miinus a miinus b. Seega me võime kirja panna, et lugejasse jääb miinus 1, nimetajasse 1 ja seega meie vastuseks on miinus 1 jagatud 1 pluss 4m. Kuna tegemist on praegu avaldisega, kus jagamises üks liige on negatiivne, et siis ka terve murru ehk jagatise tulemus on negatiivne. 1 jagatud 1 pluss 4m on vastuseks. Vaatame veel ühte murdu. 2axy miinus ax ruut ja nimetajas on x ruut pluss 4y ruudus miinus 4xy. Taandamiseks me peame siis jällegi tegurdama eraldi lugejas ja nimetajas. Alustame siis lugejast. Esimene meetod, mida tasub alati kaaluda, on sulgude ette toomine. Ja tõesti paneme tähele, et saab ette tuua a, saab ette tuua x-i lugejast. Alles on siis 2y-t miinus x. Nii, vaatame nüüd nimetajat. Nimetajas ei ole võimalik sulgude ette tuua ühistegurit, aga nimetajas esineb vaheruut ja 2 liige, mida on ruutu tõstetud x miinus 2y. Sest vahepealne keskmine liige valemist ongi 2 korda x korda 2y on täpselt 4xy, mida me näeme siin nimetajas. Nüüd paneme tähele, et edasi ei lugejad, ei nimetajad ei ole võimalik tegurdada, aga nüüd peab mõtlema taandamisest. Ja kui me vaatame lugeja ja nimetaja liikmeid, siis taandamiseks on mõistlik
kasutada järgmist seost. A miinus B ruudus on sama, mis B miinus A ruudus. Et kui me tõstame ruutu, järjekord ei ole oluline, kuna astend on paarisarvuline ja nii negatiivse kui ka positiivse sama arvu tulemus on ikka sama. Seega kirjutame ümber AX korda 2y miinus x ja nimetan 2y miinus x ruudus. Nüüd avanes ilus võimalus taandamiseks ja taandamegi. 1 nimetajas on täpselt sama avaldis ruudus, ehk siis alles jääb astmes 1 ja lõppkokkuvõttes me saame AX jagatud 2y miinus x. See on lõppvastus, edasi ei ole võimalik taandada, ei ole võimalik maha võtta x ja x, kuna 2y ja x vahel on miinusmärk, mitte korrutismärk ja seega me loeme, et see on lõppvastus, murd on taandatud.